Ketri! Mul tuli geniaalne idee uueks sündmuseks, sa ei kujuta ette. Kuule, ma pärast räägin, mul praegu on jube kirja. Pärast saame kokku, ma seletan sulle kõigist lähemalt. Ketri, suud Facebooki sündmuse identi oled teinud või? Ei. Väga hea, ma just tahtsingi. Mida te korraldate, mis toimub? Uus sündmus, mis sündmus, kas EV 158? Ei. Aga La Hoones? Kuule, me ei korralda üritusi. Aga Vaba Kava lava moe show? Kristu, kas saad selle võtme anda? Aitäh sulle! Mis siin toimub? Nagu midagi geniaalset, nii et tule, ma räägin sulle lähemalt. Okei? Oled sa kindel, et see on viimane kast? Praegu küll, aga me peame veel laas 3 korda käima. 3 korda? 1, 2. Oh, Mikk ei funka. Üks, thanks. Anna 30 XLR-i. Thanks. Davai, ma toon sulle. Tulemas selle aasta suurimale suurüritusele. Sündmusele! Sündmusele. Me korraldame üritusi, mitte sündmusi. Oh, näeb hea välja. Jah, On sul nagu kõik korras? jah, kõik on nii. Jah. Kuule, äkki see sinine valgus punase vastu vahetada? Pane punaseks! Mikrid on ühendatud. Seda ei ole. Aga jah. Okei. Ja nii valmivadki meie sündmused. Mina olen Kristin Kalam ja mina olen Brigitta Eva-Varrak ning te vaatate saadet Hookus Fookus. Aktiivi eri. Tripbar, Loading Bay, Keep Clear, MH5, Ultrabar, mikrofonid, klämbid, D-boksid. Midagi ei saa aru. Midagi. Kristin ei saa midagi aru, mina ei saa ka midagi aru, aga ma tean, kes saavad. Termin, tehnikapeded. Mis teile meeldib kõige rohkem sündmuse tehnika ettevalmistamisest? Mulle meeldib tegevus, et jätkuks ja tassimine, sest muud ma väga ei oska. Mulle meeldib see, kui pult on ilusti ette ära proogetud ja saab soundchecki tegema. Pulditehnikuna on mu sama teema. Või see asjade Soundchecki ja valgustehnika. Viimaste asjade kasti panemine. Lükkamine ka, saab sõita nendega. Nagu klaveriga. See, kui lükkad transa ajal selle luugi ukse kinni, siis vaatad saali, saal on puhas, kuigi enne oli asju täis. See on ka lahe tunne, et midagi oled päriselt nagu teinud ka. Ja kui sa lõpuks nagu laos nagu viimase selle ukse kinni paned. No, see on hea. Mis on kõige suurem lollus, millega hakkama olete saanud? Ralfil on üks hea lugu. Jaa, mina siis mõtlesin tükk aega ja mul tuli meelde juhtum, kus me Reneega üritasime top-kõlareid maha võtta koos, tavaliselt on seal 3 inimest. Ja siis seinad olid just üle värvitud ja kõik oli ilus ja see kõlar kukkus meil käest ära niimoodi, et
klaveri taga on väike auk seinas. Ärge vaadake. Ja see läks mölki, nii et me lihtsalt värvisime musta markeriga selle üle. Klaveri läinud mölki. Ja kõlar. Kõlar. Klaveriga on kõik korras. Mitu korda aastas koolis ööbite umbes? Liiga palju. 7 võib-olla. 7 umbes, jah. Ma ei tea, see on siuke ilus number. Kust õppisite tehnikaga tegelema? Eelmises koolis ja põhiline arenemine on siin koolis toimunud. Jah, ma ka siin koolis 9. hakkasin. Ja noh, isa firmas ka olen midagi üles korjanud. Oma eelmises koolis samamoodi 8. klass. Aga põhi on Põhi on siin ikka. peale seda, kui osteti uus tehnika. Mitu inimest mahub tehnikaruumi ja kes sinna kindlasti ei mahu? Mina mõtlesin, et see number võiks jääda umbes 40 kanti. Siia annab pigistada. Annab pigistada küll, jah. Siia ei mahu inimesi. Siin ei tohiks inimesi olla. Siin tohivad ainult need 2 olla, sest et siin kogu aeg haiseb. Miks tehnikaruum kogu aeg haiseb? Nad kogu aeg söövad siin, higistavad. Siin haiseb nagu poisid, siin haiseb nagu... Töö tehes lähebki inimene haisima, noh. Me oleme tööinimesed. Sellepärast ma seal lava ees kogu aeg tolgerdangi, ma ei suuda siin olla, siin haiseb nii vastikult. Seal all on üks friikartul ka. Miks just tops küpsised? Parimad küpsised ever. Sest need on kooli puhvetis olemas. Ja kuna see on mõmm kui mõnus. Siis teist võimalust lihtsalt ei ole. Ja kuna see on odavam kui teised. Ja meil pole raha. Mis on teie lemmikanime, mida vaadata? Peppa the Pig. Pepast siin rääkisid. Väike räpane Peppa on siin ka kuskil peidus. Ma ei tea. Laputa lendav kindlus äkki. Võib-olla One Punch Man tegelikult. Võib-olla küll. Mida te vahetundides tegelikult tehnikaruumis teete? Tööd. Koosolekul. Tööd. Vaja õppida. Minule meeldib kitarri mängida. Teeme tööd. Muidu jah. Üldiselt meie oleme siin koosolekutel väikesed. Väikesed lõhuvad. Haisevad siin. Nemad haiseb meie haiseb. Miks just tehnikaga teed? Krissu nimetab meil niimoodi. Krissu jah. On süüdi selles. See algas sellest, et meil on kaablitel emased isased otsad ja siis ta hakkas selle peale naerma. Me panime meid kogu aeg kokku. Ja siis sealt tuli see veded. Tehnikaveded. Kuidagi tuli. Ja see ei ole üldse halvustav asi nagu. See on hellitav. See on nagu emalik selline hellitus. Just. Mis sündmus on kõige meeldejäävam siiani olnud? Playbox 2018. Kõige ohtlikum asi, mida teinud olete? Trassi otsas turnimine. Ilma rakmeteta. Kes teist saab kõige tõenäolisemalt mingi jamaga hakkama? See vend siin taga Rene ja tema õpipoiss Kevi. Mis on kõige stressirikkam osa sündmuse eel ja ajal? Renega koos töötamine. Tegelikult Playbox 2017 tõestas seda, et kui tehnika alt veab, sa ise ei saa mitte midagi teha, siis see on kõige stressirikkam. Mis sündmus on kõige meeldejäävam siiani olnud? EV101 tantsupidu. Kõige ohtlikum asi, mida teinud oled? Pannud õpetajate toa laua peale redeli. Kes teist saab kõige tõenäolisemalt mingi jamaga hakkama? Ilmselgelt mina. Mis on kõige stressirikkam osa sündmuse eel ja ajal? Eel on selle kõige planeerimine ja selle ajal on siis kõige korda seadmine ja koordineerimine. Kes kõige rohkem haiseb? 9. Mis sündmus on kõige meeldejäävam siiani olnud? EV101. Kes teist saab kõige tõenäolisemalt mingi jamaga hakkama?
kohe kindlasti Rene. mis on kõige stressirikkam osa sündmuse eel ja ajal? No minu jaoks on see, kas kõik asjad on olemas ja kas kõik asjad jõuavad kohale, sest et see logistikaga tegelevad need 2 jorssi. Ja nad tihtipeale panevad puusse. Kes kõige rohkem haiseb? Terve tehnikatiim peale minu. Kelle peale sa kõige rohkem vihastanud oled? Raske küsimus väga paljute. Siis kui ma tööd teen, siis ma võin vihaseks saada. Aitäh sulle! Brigitta, sul on 7 sekundit aega, et nimetada 3 sündmust, mida pole korraldatud rohkem kui 1 korra. 1, 2, 3. Brigitta ei tule. Aga vaatame, kuidas tuleb Avisellil ja vilistlastel. Tere tulemast Aktiivi Game Show'le. Minu kõrval on Aktiivi vilistlased ja praegused aktiivikad. Me mängime nüüd sellist mängu, et mina küsin neilt ühe küsimuse ja nemad peavad sellele vastama. Ja neil on aega selleks 7 sekundit. Vaatame, mis saab. Praegused aktiivikad. Teil on nüüd aega 7 sekundit ja te mõlemad siis peate seda vastust teadma. Kui ainult üks teab, siis peab teine ka ikkagi teadma ja ütlema. Ehk siis mõlemad peate ütlema. Aga siit tuleb küsimus. Kes olid selle aasta Playboxi õhtujuhid? Läks. Sander Etverk, Pirte-Laura Lember ja Aaron Torre Härm. Kas te mõlemad teadsite kõiki 3? Jaa. Jee! Yes. Jätkame siis mänguga. Teil on 1 punkt või 2? 2 punkti on teil. Nii, vilistlased on teie kord. Te mõlemad siis peate jällegi nimetama. 3 oma lemmik aktiivi sündmust. Läks. Vaba lava. Korduda ei tohi. Playbox. Moepeegel. No võis vist korduda siis kah. Nagu me pidime erinevad ütlema. No ei, tegelikult vahet ei ole selles suhtes. Jaa! See on 3 punkti lausa. 2 punkti. No, loeme ära. Ütleme siis, et hetkel on viik. Oi, see oli pähkel. See oli päris raske küsimus tõesti. Nii, nüüd teeme teiega sellise loo, et enam need asjad, mida te nimetama hakkate, ei tohi korduda. Okay. Praegused aktiivikad. Kirjelda 3 sõnaga aktiivi. Läks. Armas. Nunnu. Tore. Mõnus. Ei lähe läbi! Ei saa lugema. Juhu on Kumki ei tegelikult... öelnud 3 kokku või? Mina ütles 3 kokku. Aga juhu on tegelikult nagu... Juhu on 1 ja huu on... Nagu sa ütlesid 4 siis kokku, jah? Ei, nagu... Mina ütles juhu. Kas 1 oli juhu või? Jaa, 1-2 on juhu. Kuule, saatejuht. Kas loeme ära iseloomustussõna juhu? Kuule, sina pole seda siin olnud. You don't know. Mis te arvate? Iseloomustame. Mina arvan, et võiks olla ikkagi siuke iseloomustussõna ka. Juhu ongi. Juhu. Tead, ma arvan, et kuna nad siin mõlemad ütlesid suht pooliku vastuse, siis 1 punkti võime neile vast ikka anda. Okei, aus. Jah, ma arvan, et see on aus. Võtke see närun 1. Teil on siis kokku 3 punkti. Oota, kuhu sa vaatad? Nii, aga jätkame mänguga. Vilistlased, mõlemad nimetage 3 lähedasemaid inimest aktiivis. Läks. Kristel Kuber. Antero Noor. Janek Vaab. Juhan Pastorus. Emmeli. Emmeli! Maurus 7. Okei, jaa. Nunnu. Ühesõnaga, siit tuli vist 0 punkti, ma eeldan. Mis asja? Kumbki ei saanud teid. Ei, aga nad ütlesid ka mõlemad pool vastust, meid saime ka 1. Nii et 1. No, saate 1, jah. Teeme siis, et mäng on jällegi viigis. Jee, poni! See on siuke läbirääkimiste küsimus.
aga läbirääkimisi annab pidada. Ja. Nii, aga praegused aktiivikad. Kas nüüd jälle ei tohi korrata, jah? Tohib kordada või ei? No ei või. Pigem ei või? Rahvas ütleb ei. Rahvas ütleb ei. Mõlemad praegused aktiivikad, palun nimetage 3 inimest, keda leiab alati Krissu juurest. Läks. Mark-Erik Tölt, Ketrin Kastehein, Anette, Markus Roover ja siis ma ütleks Nikolas ja Helis. No see läks nüüd... Ei, loeme ära. Nikolas, ma nägin enne just tuli uksest sisse. Nikolas. Mõlemad 2 punkti, kokku 2 punkti ja kokku on teil siis 5 punkti hetkel. Vist. Väga hea. Eks monteerimisega selgub siis see täpsem arvu ka, aga minu arvete pidamiste järgi on teil hetkel 5. Ja vastastiimil on vist 3. Vist nii. No, tehke järgi. Nii, aga vilistlased, teie kord. Mõlemad jällegi siis korduda ei tohi. Ja nimetage mõlemad 3 omadussõna Krissu kohta. Läks. Nunnu. Tore. Armas. Agressiivne. Hooliv. Põnev. Juhu! Agressiivne! See oleks pidanud juhu! See oli 3 punkti küsimus, nagu ma arvasin, jah? Normaalne. Ei, no see on nunnu ja agressiivne. Te olete jällegi viigis. 5-5. 6. 5 või? 5 on teil, just. Ma arvasin valesti. See ei olnud 3 punkti küsimus. 2. 5L, jee. 4L, jee. Aga jätkame mänguga. Praegused aktiivikad. Nimetage mõlemad 3 vilistlasaktiivikat, iseennast ja paarilist nimetada ei tohi. Läks. Johan Pastarus, Emeli, Elinor Ruustal, Grete Nipolainen, Paula Kägu, siis... Anette! Ma ei saa! Oikuja! Teeme nii, et sa vastad esimesele, siis ma vastan. No saate 1 punkti. Juhu! Kokku 6. Meil tuli välja. Vilistlased. Jah. Palun nimetage mõlemad 3 praegust aktiivikat, iseennast ja paarilist nimetada ei tohi. Läks. Ketrin Kastein, Markus ja... Mõlemad peate. Anette Mosessov. Ma mõtlesin üks välja ja siis teine. Fuck, ma neile sul õhtul ka ja täiesti perse. Lõikame välja selle. Paula Kägu ja siin nagu pole lihtsalt vaadates näha inimesi. Ma hakkasin neid pilte sealt seina peal vaatama, siis mõtlesin, et ei. Nii kaugele. See oli ikka väga kurb praegu. Okei. Ja lähme edasi. Okei, jätame seda. Oli nagu oli. Saate siis 0 punkti selle hetkel tuleb tõdeda. Hetkel siis teil on 5 punkti ja praegustel aktiivikatel on 6 punkti. Pane veel üks laks. Aga teil on kohe võimalus enda summat veel kasvatada praegusel aktiivikad. Nii et mõlemad siis nimetage jällegi, et kuidas kirjeldaksid 3 sõnaga aktiivi, mitte aktiivikad. Läks. Aktiivi, mitte aktiivikad. No kes ei ole aktiivikas, kuidas ta aktiivi 3 sõnaga kirjeldaks? Läks. Mingi sündmused. Siis... Playbox. Nõmedikud. Karjuvad. Ja kogu aeg on igal pool. Ja siis... Sa ütlesid ka, et Playbox ju. Sa ütlesid ka, et Playbox ju. Ketrin ütles 3. Sündmused Playbox ja kisavad. Ja karjuvad, jah. Karjuvad või kisavad. Ketrin ütles 3, Anette vist 2. Ehk siis jälle... Jällegi saate 1 punkti. Räägi omadussõna. Kokku 7. Oli omadussõna või? Ja Kirjeldaks Playboxi. Okei, tegelikult. Aus point. Vilistlastel on nüüd comebacki võimalus. Mõlemad peate nimetama laulu, mis kirjeldab aktiivi kõige paremini. Läks. Meie laul. Ma mõtlesin sama meie laul, jah. Jaa, nice. Aktiivi laul, mis Inger just tegi. Okei, ma ei tea pealkirja. Pole aus. Oota, Inger tegi aktiivile laulu või? Jaa. Stay tuned. Järgmine aasta Eesti Laulul või? Jaa. Kurat, saatejuht raisk. Aga 7-7, me oleme viigis taas. Olemegi taas mängu alguses. Alustame siis uuesti. Lähme siis jälle targalt edasi. Nii, aga praegused aktiivikad. Mõlemad
peate nimetama 3 sündmust, mida pole rohkem korraldatud kui vaid ühe korra. Korrata ei tohi. Läks. EV101, EV100. Siis igast mingit tantsu, mingit laulu asja, oma klassi nädal. No ei saa. Laulu asja. Ei, aga ainult ühe korra. Oma klassi nädal. Saaksin öelda EV99 juba otsa sinna. 3 olemas lihtsalt. EV98. Ei, nagu see ei lähe nii, sest et oli tantsupidu, see laulapidu. No ja siis oli aulapidu. Aulapidu, see ei olnud aktiivi korraldatud. Juubelikontsert. Ühesõnaga, oli tore. Ja sinna ta läks. Saite 0 punkti tõepoolest. Siis on... Teil on võimalus nüüd viimase küsimusega mäng võita. Ongi viimane. Kuulsite, jah? Keegi ei öelnud, et viimane küsimus on, ma oleks pingutanud, eks ole? Teil oli viimane küsimus. Nüüd on viimane küsimus. Ongi. Lihtsalt aktsepteeri seda. Või no selles suhtes, et kui teil jääb nüüd siin viiki, siis me alati pange nagu. Lisaküsimusi kähku improviseerida. Aga vaatame, äkki vilistlased panevad hetkel selle mängu kinni ära ka. Karton, jah. Lihtne küsimus. Vaat siin on nüüd küsimus, kus peate kokku siis kõik need asjad saama, mida ma teil kohe käsin nimetada. Et siin selles suhtes võib korrata, aga kõik peavad olema nimetatud. Okei. Kooli vilistlased, palun loetlege üles kõik kooli väärtused. Läks. Avatus, hoolivus, vastutus ja mis see viimane oli? Oot, ütles ta ausus, hoolivus. Täitsa pael. See oli loovus! Ongi! See asi? Loovus, pane matsa. Oleme alati see loovus. No nii, te saate 0 punkti. Ma arvasin, et see on kõige lihtsam küsimus mängu jooksul, aga tuleb välja, et... Tead, kui lähed koolis, siis enam ei tea, mis sul väärtused on. Kunagi oli see orienteerumine, vaata. Seal oli sama küsimus ja ma 5 minutit mõtlesin ja ma ei saanudki jälle sellise 4. Fake fänn. Ei, no mis kurat. Loovusest on puudu. Need on mul hinges. Loovusest on puudu. Tegelikult küll vist, jah. Aga vastutust on, on ju. Hoolivust on, on ju. Oh, kurat, mis ausust ka. Avatust on. Meil on ausust ka. Mina olen alati ausust. Aga mis see seis nüüd siis jäi? 7-7 või? Need on lihtsalt kõik nii head. Jaa, minu arust ma arvan, et me peaksin lisaküsimusega asja välja mõtlema. Aga teeme, okei, no teeme. Mõtlesin, Viik oleks mingi armas kalistaks. Teegi reklaamipaus, vaata. Ja jah, just nimelt, väga hea idee. Nüüd me lähme reklaamipausile, olge meiega pärast pausi ka, nägemist, tšau! Tere tulemast tagasi! Tere tulemast tagasi Aktiivi Game Show'le. Meil on hetkel reklaamipaus nüüd läbi saanud ja on selline pingeline viik, et mõlemal tiimil on 7 punkti. Nüüd on aeg lisaküsimuseks. Küsimus on järgmine. Ärge nüüd piilu siin. Kellele? Küsimus on kõigile. Oota, aga kuidas me vastame? Kes kiiremini? Lihtsalt karjud üle või? Okei, mul on kõva. Kiiruse peale tõepoolest. See on meie hädakiire. Kuulake nüüd, hoolikalt. Mitu fotot ripub A5L-i mälestuste koridoris? Kes Essana siia diivanile tagasi jõuab õige vastusega võidab? Aga kas võin arvata või? Ei, hakka välja. Karju enne nii! 38! 39! Mõlemad valed. Mida? Ma ei hakka vale! 27! Ei leia, ütleme 27! Vale. 29! See on mõlemal pool. 72! Kes enne õige vastus ütleb, läheb kirja. 54! Ei ole ikka õige. Ma ütlen, kui õige vastus tuleb. Kas mõlemal pool või? Jaa, ma ei jaksa. Mis mõttes mine loe?
26. õige vastus. Emps ütles enne. Palju õnne. Aitäh. Te võitsite. Ja suruge kõik omavahel kätt ilusti, kõik suruge minuga ka kätt ilusti. Hea mäng. 2 senti. Hea mäng, väga hästi tehtud. Hea mäng, väga hästi tehtud. Atsa! Tehtud! Saade. Saade. Mina olin Brigitta Jäävavarrak. Ja mina Kristin Kalam. Ning te vaatasite saadet Hookus Fookus. Mida sa kuulad? Ingeri uut lugu loomulikult. Ingeri või? Ingeri, jah. Oota. On hea, on ju? On ju? Täiega hea. Olen aktiivikas, hingelt 32, olen aktiivikas. Sündmusi on palju, need otsa veel ei saa, tee südamest olen aktiivikas. Teekond siia selle rahvaga, mäletan veel, kui seisin sellel lävel, tundsin elavana. Raske lahkuda, vandega ma andsin end siia. Aktiivikas, olen aktiivikas. Hingelt 32, olen aktiivikas. Sündmusi on palju, need otsa veel ei saa. Tee südamest olen aktiivikas. Iga sündmus, iga hing töötab viimse hingetõmmeni. Mõni tassib toole sadu korde, aga alla ta ei anna veel. Ajurünnakuid teeb iga tiim, unetunde pole ollagi, retsis playboxini, nutust naeruni, Krissu hoiab meie hingi lõpuni. Aktiivikas, olen aktiivikas, hingelt 32, olen aktiivikas. Sündmusi on palju, need otsa veel ei saa, tee südamest olen aktiivikas. Viimane vaade ning kummardus, sellist rahvast ei leidugi elus, jätan oma hinge ma siia viimaks, hüüan 1, 2. 32.